väljas on soe ilm ja sellepärast ütlemegi me siin täna viimast korda sel semestril või õppehooajal teile midagi. Tere! See on TÜÜ infokiri ja 39 akadeemiline õppenädal. Tartu Ülikooli nõukogu otsib uusi kandidaate üliõpilaskonna esindajateks. Nii et tule ja kandideeri, seal on praegusel hetkel 50 liiget ning 1/5 nõukogu liikmetest on tudengid. Allkirjastatud avaldus tuleb tuua Tartu Ülikooli üliõpilasesindusse hiljemalt 27. maiks. Ööd on raamatukogus mustad. Raamatukogu on südaööni lahti kuni 2. juunini. Meil on see tervisenurk, maleõhtu, orienteerumine, pannkoogid, kõike muud põnevat veel. Ja öökohviku laua pealt võite veel leida ka äsja ilmunud Tartu tudengil. Tulge võtke see ja osalege loosimises. Näitus arsti tudengi salajased mõtted. Avamine toimub neljapäeval 26. mail kell 4 taskus 2. korrusel. Suurim etenduskunstide tudengite programm Eestis toimub 28. maist 1. juunini Viljandis ja Tallinnas. Tulge kõik Emajõe kirbuturule. See toimub 28. mail algusega kell 10 ning Emajõe kallastel restoran Atlantise ümber olevas pargis. Arheoloogia loengute sari Kukruse kaunitar ja tema kaasaegsed. 8. juunil teeb ettekande Liis Livin teemal arheoloogia, eetika ja inimjäänused. Tartu Tähetorni juubelifotokonkurss 30. juunini. Teemaks on Kuu lähivaates ja maastikul. Nii et tulge võtke kõik osa ja see on Tartu Tähetorni 200. aasta juubeli puhul. Eesti Pagulase BMTÜ pakub põnevat töökohta sotsiaalteaduste üliõpilasele Tartus 8. augustist 2. septembrini. CV saata hiljemalt 3. juuniks. Tõlketeenuseid pakub ettevõte Euroscope Baltia tutvustab praktika ja töötamise võimalusi 23. mail filosoofia teaduskonnas. Eesti Akadeemilise Spordiliidu ja Tartu Ülikooli meistrivõistlused kergejõustikus toimuvad juba 31. mail Tartu Ülikooli staadionil kell 4. Kui registreerida, tuleb hiljemalt 25. maiks. Mõnusat sisseaega teile kõigile ja näeme ööraamatukogus söökohviku lavadega ja lugege Tartu tudengit. Kohtume järgmine hooaeg. Järgmise semestri. Ja semester. Tšau! Tšau!